Minu jaoks on juhtimine inimestega mängimine. Aga tegelikult on ta ikkagi inimeste suunamine, inimeste mõjutamine. Nagu dirigeerimine. Peab niimoodi välja tulema, et ta nagu ei tundu juhtimisena. Eesmärkide seadmine. Eeskuju ja mingid teadmised mingid teatud valdkonnas peavad kindlasti olema. No ikkagi esmajärgus minu jaoks on see, et saada organisatsioon või suurem grupp inimesi ühes suunas liikuma. Kõige lihtsamate sõnadega ikkagi ka oma meeskonnaga nii-öelda oma püstitatud eesmärkide täitmine. Ühelt poolt on see võimekuste loomine. See, et sul on mingid eesmärgid, mida sa tahad saavutada, mida neis omanikud on ette kirjutanud või sa ise oled endale seadnud. Sa lood selle motivatsiooni sinna võimekuste otsa ja sa annad inimestele selle vabaduse, et nad saavad tegutseda. Kogu aeg tuleb nagu mõelda selle peale, mis nagu järgmine samm on. On keskkonna loomine. Ehk siis sul peab olema peas see, mida sa luua tahad. Ja siis pead suutma kuidagi luua nagu sellise õhkkonna, et see kõik toetab seda. Väga suures kontekstis on ta minu meelest maailma parandamine. Et ükskõik kui väikselt või suurelt seda teeks, see on asjada nagu paremaks muutmine.